Tere kõigile, minu nimi on Kevin Rääbis. Mul on ääretult hea meel teid siin videolainel tervitada, kes teie olete siia leidnud. Inimesed, kes mind peamiselt tunnevad mind läbi jalgpalliväljaku, mis on siis minu kireks olnud rohkem kui 20 aastat. Ja olles esindanud siis erinevaid klubisid nii Eestis kui ka mängides nüüd klubi jalgpalli siis siin Saksamaal, siis teadlikult olles siis ennast pidevalt täiendanud juba rohkem kui 10 aastat ja jälgides sellist filosoofiat, mis on kaitseni filosoofia, siis enese pidev ja lõputu areng, lugedes erinevaid raamatuid, saduraamatuid, käies kursustel, erinevatel seminaridel, ennast pidevalt edasi täiendades, arendades, siis olen tänaseks päevaks olnud siia etappi, kus ma tunnen, et olen piisavalt küps, et anda teile midagi edasi ja mingisugust tarkust, oma teadmisi ja oma kogemusi. Tsiteerides selliseid kuldseid klassikuid siin nagu Einstein, kes on öelnud, et õpitud mitte ellu rakendades pole sellel õpitud mitte mingisugust väärtust. Nii et minu eesmärk on, minu eesmärk on tuua teis välja parimad omadused, teie enesekindlus, teie uinunud potentsiaal, teie tugevad küljed, teie saatus, teie kutsumus ja leida üles teie teadlik mina, et olla maailmale rohkem olemas ja oma potentsiaali täiel vääral edasi anda ja ennast täielikult realiseerides. Ehk siis ma arvan, et oma potentsiaali mitte realiseerimata, elu on liiga lühike, et oma potentsiaali mitte realiseerida. Nii et kõik me oleme siia sündinud selle jaoks, et olla õnnelikud ja ennast täiel määral elus realiseerida. Nii et minu eesmärk on teid sel teemal ja sel eesmärgil ja sel teekonnal aidata. Nii et olete sõiduks valmis, siis sõidame. Tänaseks läbivaks teemaks siis on sinu üks asi, ehk siis sinu üks asi täna, et olla lähemal oma homsele eesmärgile ja unistusele. Ehk siis vastused tulenevad küsimustest ja küsimused määravad ära meie vastuse kvaliteedi täpselt selliseks, nagu me oma küsimusi esitame, selliseks tulenevad ka meie vastus. Ehk siis, mida sa tahad ära teha täna, et olla homme lähemal oma eesmärgile? Mis jalajäle sa tahad jätta maha ennast pikema aja jooksul? Ehk siis näiteid on erinevaid, ma toon väga palju näiteid siin ka jalgpalliga ja ühesõnaga spordiga üleüldse, et näiteks mis viib sind lähemale sinu eesmärgile ja unistusele just täna, nüüd, siin ja praegu, mida sa saaksid ära teha. Ehk siis väga palju populaarsust on kogumas selline võistlus nagu Ironman, ehk siis Ironman koosneb ujumisest, jalgrattasõidust ja jooksmisest. Ehk siis see ei ole nüüd see, et sa oled võib-olla nädal aega siin terve aeg oled sa kuskil kiiktoolis või kuskil puhkusel ja siis lähed Ironmanil, see päris nii ei käi. Et Ironman tähendab väga tugevat ettevalmistust selleks võistluseks ja ettevalmistust. Et toon siia sellise näite, et kas sa oled valmis selleks ujumiseks ja et võib-olla sa tõesti vajad eratreenerit, et kes sulle annab erinevad näpunäited ja sind mingil määral ka õpetab. Et sa saaksid jällegi ennast seal suurepäraselt realiseerida. Mida sa pead tegema, et asjad õiget pidi liikuma panna, et see ongi täpselt siin, et nüüd siin ja praegu, et keskendu ühele asjale siin ja praegu. Ehk siis toon hiljem välja ka sellise doominoefekti, mis on väga huvitav ja mida ma ise ka olen väga palju püüdnud nagu rakendada. Ehk siis tekita see doominoefekt, mis tekitab selle ühe reaktsiooni, et selle ahelreaktsiooni, mille tagajärjel siis kukuvad need ebatähtsad asjad ära, et mis on see üks asi siin, nüüd ja praegu. Et ma ise näiteks nädala plaani koostades kasutan väga palju sellist väga lihtsat lahendust, nagu mis on A, B ja C. Ehk siis märgin ära täpselt selle, mis on kõige tähtsam, mida ma peaksin täna tegema täna ja märgin selle A-ga ja näiteks, mis on selline ebatähtne, ebaoluline, mida ma saan võib-olla ka homme või ülehomme teha või nädala lõpul hoopis märgin siis C-ga. Selline hästi lihtne ja lihtne lahendus, mida võib-olla rakendada. Et mida sa soovid? Erakordsete tulemuste taga on tegelikult täpne küsimus, mida sa soovid, mis on sinu eesmärk. Et väga paljud tahavad saavutada mingisuguseid asju üleöö, aga tegelikult need asjad tulevad pika aja jooksul, et head asjad võtavad teinekord aega. Aga just täpselt see üks asi, mida sa soovid ja sellele kogu oma fookus siis suunata. Mida sa oled nõus ohverdama? Ehk siis oska öelda väikestele asjadele ei. Jah, ei ütlemine on
on võib-olla siin juures väga oluline, et oska öelda väikestele asjadele ei, siis sa saad öelda suurtele asjadele jaa. Aga see ei ütlemine tähendab ka ennast rohkem teada saamist ja oma teadliku mina teada saamist. Et kas sa oled nõus ohverdama seda, et oletame siis, et nädalavahetusel kutsuvad sind sõbrad välja, aga sinu pikem eesmärk ja perspektiiv on see, et sa oleksid just võib-olla selleks Ironmaniks valmis. Et kas sa oled nõus ohverdama need sõbrad ja selle peo just täna, siin ja praegu selle pikema aja jooksul, ehk siis lühiajaline ebameeldivus ongi pikaajalisema kasu nimel, ehk siis jäta see endale meelde, et teinekord me peame ütlema jah mingitele asjadele ei, et öelda mingisuguse asjale jaa, mis hiljem meile tuleb, et mis on palju magusam. Ja minu palve ongi teile, et suuna oma fookus ühe asjale, tee seda ühte asja, tee seda hästi, et pendendades selliste 3-4 erineva 5 erineva asja vahel, siis fakt on see, et lõpuks me ei tee mitte ühtegi asja kvaliteetselt ja hästi, lihtsalt sellise 20%-ga ja pikemas perspektiivis pole sellele mitte kellelegi kasu. Et üks hea tsitaat siia lõppu, et inimesed ei otsusta tuleviku üle, nad otsustavad oma harjumuste üle. Ja nende harjumused otsustavad nende tuleviku üle. Doominoefekt, et iga suur muutus algab samamoodi nagu doominokivide kukkumine, ehk siis kujutan nüüd ette doominokivi, mis maha kukub ja selle tagajärjel siis ahelreaktsioonina siis ülejäänud teised kivid ka maha kukuvad. Et üks hea näide siin doominopäeval, mis oli siis 2009 aasta 13. november oli doominopäeval, oli korraldas selline ettevõte nagu Domino Production Hollandis domino ahelreaktsiooni, mille käigus kukkus pikali siis üle 4 miljoni doominokivi. Ja kujutage nüüd ette, et see üks doominokivi kukutas kõik need ülejäänud doominokivid, ehk siis samamoodi on tegelikult elus ja eraelus kui ka tööl, et leida see üks asi, mis kukutaks need ülejäänud kõik teised, need ebaolulised, et see üks asi, kus oma fookus suunata. Seejärel ongi elus, et tekitada see doominoefekt, aga loomulikult elus jää meile kõik rittedega ega ütle, kust tuleb nagu nii-öelda alustada. Aga tähtis selle juures on see, et reastada endale prioriteedid ja eesmärgid ja siis seejärel lükata see dominogi ümber, et mis on see sinu eesmärk ja prioriteet, mille suunas sa tahaksid just liikuda. Aga see eesmärkide seadmine tuleneb ka nii-öelda step by step, ehk siis üks asi korraga. Usalda aega, kannatlikkus on võti, et nagu ma eelnevalt võib-olla ka mainisin, me ei saa neid asju kõik üle öö, head asjad võtavad aega. Seemne mulda istutamine tähendab ka seda, et kuna see seem idanema hakkab, et see asi võtab paratamatult aega ja tuleb usaldada seda aja kulgu ja aja teekonda. Et teinekord liialt neid asju tagant pushides ja üle asju forseerides, siis lükkame neid oma eesmärki unistusi endast palju kaugemale. Ehk siis ka inimesed, kes on palju ära teinud, on selle saavutanud aegamööda ja inimesed, kellel on palju oskusi, on need aegamööda arendanud, ehk siis üks asi siin, nüüd ja praegu üks asi korraga, ehk siis fookus ühele asjale. Viimane punkt siis on siin, olen välja toonud sellised erinevad elulised, võimsad jõud, mis on, esimene on siin nendest siis manifesteerimine, ehk siis manifesteerimisega olen ma tegelikult väga hea sõber, väga hea, seda ma rakendan praktiliselt iga päev, samamoodi nagu imagination, ehk siis see kujutlusvõime, kus ma võiksin olla sellel ajaperioodil ja elan neid asju eelnevalt juba peas läbi, ehk siis hea näide siin võib-olla jalgpalliväljakul, kuidas ma juba eelnevalt enne jalgpalliuistust siis lähen sellisesse meditatiivsesse seisundisse, kus ma siis olen oma mõtetega nagu kuskil välises maailmas jalgpalliplatsil ja kujutan ette, kuidas see mäng võiks alata, kuidas on kuidas see muru lõhnab või kuidas see pall minuni jõuab või kuidas ma selle värava löön ja nii edasi. Et elades just need asjad nagu enda peas läbi, et see on nagu, sellel on nagu metsik võim, mida me suudame nagu peas mõelda, suudame ka lõpuks käes hoida. Meditatsioon. Jah, meditatsiooni olen, ma võin nüüd tänaseks päevaks öelda, et sellega olen ma ka hästi palju sina peale, et püüan seda igapäevas praktiseerida.
kui iga päev välja ei tule, siis jällegi mingite ajatsüklite vahelt, aga meditatsioonil on väga tugev jõud, et jällegi oma vaimse sinaga üheks saada, sest ega meditatsiooni eesmärk ongi see, et sa saad teadlikumaks iseendast. Afirmatsioonid, neid ma kasutan juba aastast aastasse ja olgu need siis kas siis tööl, eraelus või lihtsalt igapäevast nii-öelda tegudega, kuidas ma siis toon siin mõned näited võib-olla, et ma olen ainukene kõigem ja minu maailmas läheb kõik alati hästi ja endale neid afirmatsioone siis lausudes seades, siis tegelikult me viime ennast palju kõrgemale tasandile ja oleme rohkem valgustatud. Tänulikkuse päevik, ehk siis tänulikkuse päevik ja tänulikkus on minu jaoks ka elus hästi olulisel kohal, et ma olen väga teadlik, mis ma olen elus saavutanud, millest ma olen läbi tulnud ja kus ma olen tänaseks päevaks võib-olla jõudnud ja mis ma olen ka selle nimel kõik ohverdanud, ehk siis korraks nagu seda tahapeeglisse vaadates ja vaadates korra nagu, mis on kõik need olnud ja kus ma olen nagu tänaseks päevaks väljunud, et ma võiksin seda kõik korraks nagu teha ja proovida, ehk siis kõik on juhtunud põhjusega ja ma arvan, et elu on nagu üks suurepärane kingitus ja me peaksime olema õnnelikud, kus me oleme tänaseks päevaks välja jõudnud ja olema sellest tänulikud, või siis tänulikkus selle eest, et meil on toit laual ja kõht on täis või siis tänulikkus selle eest, et ma sain täna hommikul oma kalli kaasa kõrval ärgata või tänulik selle eest, et ma saan ilusti kõndida, et mul on tervis korras. Tänulikkus on võimas relv ja iga selline tänulikkuse lausumine ja teadlik sellest olemine, siis saame me rohkem valgustatumaks iseendast ja oleme rohkem ka maailmale olemas. Mõtete kirjapanemise jõud, eesmärkide, unistuste, visioonide kirjapanemise jõud, jällegi väga tugev relv. Olen seda samamoodi teinud väga pikka aega. Julgen kindlasti väita, et teadlikult juba üle 10 aasta oma unistusi ja eesmärke kirja pannud ja võin tegelikult julgelt väita, et kirjapanemisel on topeltjõud, et kui see me mõtleme lihtsalt peas ja elame need mingisugusel määral läbi, aga kirja panemisel minu arust see topeltjõud, et need asjad saaksid meie ellu tulla, et need asjad saaksid meie elus realiseerida ja need asjad, et me tõmbaksime nagu magnetid neid enda poole. Et pange need asjad kirja, mis teile tegelikult siin südames sisimas teid kütkestavad või kus suunas te tahaksite liikuda ja mida elus saavutada. Uskuge mind, et varem või hiljem need asjad on teil endil käes. Ja eesmärk seada siis ka väikesteks tükkideks, et mitte lihtsalt, et ma saan selle imelise maja, aga kuidas ma selle maja saan, et mis ma peaksin eelnevalt siis selleks sinna jõudes läbima need vaheetapid. Nii et näeme seda pikemat perspektiivi ja seame omale need eesmärgid, mis meid aitavad elus edasi viia. Üks kirg, üks oskus. Edukatel inimestel on üks tugev emotsioon või omandatud oskus, mis kerkib just nende puhul esile, mis tõukab neid tagant ja määratab neid mingil määral. Et kindlasti olete ise ka kellegi poolt täheldanud, et inimene on palju elavam, palju rõõmsam, palju selline säravam ja temast kiirgab sellist positiivset energiat. Või siis iseenda puhul, kuidas hommikuti tõustes pole äratus küll mitte mingisugune probleem. Et tahate just tõusta, vau, see on, ma juba ootan seda päeva. Ma olen juba valmis, ma olen juba kõik asjad valmis sättinud, mul on siuke excitement ja passion nagu sees, et mitte miski ei hoia mind enam tagasi. Et seda kirge ära tundes enda sees, siis see sütitab teis mingisuguse X-faktori ja paneb teid südame helisema ja hinge laulma. Et siinkohal on vaja küsida, mis on see kirg, mis paneb su südame laulma, mis teeb su meele rõõmsaks ja mille nimel sa tõused iga päev. Leides selle kire ja saades teada selle oskuse, mis sind käivitab, saad sa selle peale kogu oma ülejäänud maja ehitada, ehk siis mis on see sinu nišš. Need mõlemad see kirg ja oskus on omavahel hästi tugevalt seotud. Minu üks kirg on jalgpall, ehk siis ma teen seda tõesti rõõmuga, on häid päevi, on halbu päevi.
vaatamata sellele ma teen seda rõõmupolu ilm väljas mis tahes, kas saab lund, on 10 kraadi sooja või 10 kraadi külma või saab lund. Aga see on minu kirg ja see tekitab minus, see sütitab minus rõõmu ja toob nii-öelda vaatamata kõik isegi ilmastikuolude rõõmu näole. Et avastada see kirg ja lihviga oma oskusi, see on üks põhjapanev edu saladus. Kõik on võrdselt tähtis. Kas on ikka kõik võrdselt tähtis, et kõik tegelikult ei ole võrdselt oluline, et me peaksime selekteerima olulise ebaolulisest. Et mulle just meeldib alati Henry Thoreau üks tsitaat, et askeldamisest üksi ei piisa, seda teevad ka sipelgad. Ehk siis tähtis on see, et mis on oluline praegu, nüüd, siin ja praegu. Et mis viib sind lähemale sinu homsele eesmärgile või sinu tulevikus olevale unistusele. Et aktiivsus pole sageli seotud produktiivsusega ja tegelikult hõivatus aitab meil väga-väga harva äri edendada. Ehk siis, mis on oluline on see, et mina rakendan jällegi seda ABC, mis on oluline täna ära teha, et olla homme lähemal oma eesmärgile. Ja väga hea üks selline mõttekoht, mis kindlasti on igalt poolt läbi käinud, on 80-20, see on siis Pareto printsiip, ehk siis 80% tulemustest tuleb 20% tegevustest. Nii et mõelge natukene selle peale. Eduvale number 2, rööp tegutsemine, ehk siis multitasking. Kindlasti paljud meist on sellega kokku puutunud, ehk siis mitmete asjade koos tegemine, toimetamine. Ja toon see algusesse kohe 2 sellist näidet, et 2 lennukile antakse luba maanduda samale rajale, mis siis juhtub, või patsiendile antakse vale ravimit, mis siis juhtub. Ehk siis selle tagajärg tegelikult on katastroof ja me püüame teha liiga palju asju ja unustades ära tegelikult selle, mis on see kõige tähtsam nüüd, siin ja praegu. Et igapäeva elus ümbritseb meid väga palju ahvatlusi ja toon sellise võib-olla ühe näite, kus näiteks töö juures võib-olla koostades just ühte tähtsat projekti ja fookus on nagu 100% selle projektile, siis tuleb X kolleeg ja palub või soovib midagi ja sinu mõte ja sinu tähelepanu 100% kadunud, nagu nipsust pühitud. Et teadlased on hinnanud, et töötajad segatakse iga 11 minuti tagant ja tähelepanu taastamiseks kulub 1/3 tööpäevast. Et metsik aeg, mis me kaotame tegelikult. Toon siia ka sellise huvitava näite, et Ameerika reporter Matt Reichel ehk siis kirjutas huvitava artikli, milles sai tähelepanu väärt auhinna. Ehk siis artikli nimi oli Driving to Distraction ehk siis tähelepanu hajutamine autoroolis telefoniga rääkimisel ja sõnumite saatmisel. Ehk siis selle tagajärg oli liiklussurmade protsent 16% ja 500,000 vigastatud juhtumit aastas, mis on mega drastilised numbrid. Ja lihtne telefoniga lobisemine roolis hõivab 40% meie tähelepanust, ehk siis me ei ole 100% nüüd, siin ja praegu. Ja seda võib tegelikult võrrelda täpselt nagu sama nagu purjuspeaga auto juhtimisel. Ja üks selline huvitav nagu point veel, et me mõtleme päevas ka 60,000 mõtet, 60,000–80,000 mõtet, ehk siis iga tund ka 4,000 mõtet. Et selekteerida jällegi välja, et me aju on nagu pidevas tegutsemises ja lõputu masin nagu käib. Et selekteerida jällegi välja, et mis on nagu see tähtis, et mis ma saaksin teha nüüd, siin ja praegu ja mis viib mind nagu lähemale eesmärgile. Ehk siis oluline ebaolulisest selekteerida. Eduvale number 3. Distsiplineeritud elu. Distsipliin tegelikult on see meil kõigil juba olemas, aga kuidas me seda suuname ja juhime, see on kõige olulisem. Ehk siis toon see hea näite, ma lugesin hiljaaegu just head raamatut, kus toodi Michael Phelpsi näide, ehk siis Michael Phelps on Ameerika ujuja ja ta avastas siis oma niši ujumisbasseinis, ehk siis tema lasteaiakasvataja Michael Phelpsi tegelikult avastati noorest east siis hüperaktiivsuse. Michael Phelpsi lasteaiakasvataja temast ei saa mitte iial andekat ega keskendunud inimest.
ma arvan, et tänaseks päevaks räägivad Michael Phelpsi tulemast tema enda eest, ehk siis ta on mitmekordne maailmameister ja väga-väga edukas inimene ja väga edukas ujuja. Aga mida tegi Michael Phelps? Ta kanaliseeris oma energia ja distsipliini ühele harjumusele. Ta treenis 6 tundi päevas, 7 päeva nädalas ja 365 päeva aastas. Ja üheks edu saladuseks ta tõi ka välja selle, et tal oli konkurentide ees edu selle najal, et ta treenis pühapäevati, et olles siis 52 päeva ees pühapäevaste treeningute näol. Me vajame õiget harjumust ja parajal määral distsipliini, ehk siis kõik me tegelikult oleme samasugused, aga igal ühel on meil üles ehitatud oma rutiini, omad harjumused, mille najal on siis ehitatud see distsipliin. Ehk siis leia see üks harjumus ja suuna see distsipliin sinna. Tasakaalus elu, ehk siis tasakaalus elu, ma arvan, et see meie kõigi jaoks, mina nimetaksin seda võib-olla selliseks soovunelmaks, ehk siis tasakaalu saavutada kõikide asjade vahel tundub üks võimatu asi. Et toon siia algusesse hea näite kohe, et läbi elu minnes me žonglöörime nagu pallidega, ehk siis ühed pallid neist on keha, vaim, perekond, sõbrad. Ehk siis nii-öelda isiklikud vajadused sinna juurde. Ja teine pall on siis töö ja karjäär. Ja töö ja karjääri pall on siis kummist, ehk siis maha põrgates põrkab see uuesti tagasi. Aga teine pall siis on klaasist pall, ehk siis perekond, sõbrad ja eraelulised asjad. Ja kui see klaasist pall maha põrkab, mis meil juhtub? See puruneb. Ehk siis tähtis on leida, ehk siis teadvustada hetkel, mis on olulisem ja prioriteedid seada, ehk siis eraelu ja tööelu vahel. Mis on see prioriteet, mida ma saaksin teha võib-olla täna, nüüd, siin ja praegu ja keskenduda võib-olla perekonnale ja töö juures siis oma asju nii-öelda teises rütmis seada. Ehk siis keskenduda sellele olulisele, mis on oluline nüüd, siin ja praegu ja sea endale prioriteedid asjade vahel, eraelu ja tööelu vahel. Suur on halb, ehk siis suur on halb, mina ütleks, et see on vale. Suur kindlasti ei ole halb, ma arvan, et suur eesmärk on hea, suur unistus on hea, suured saavutada on hea, suur mõte on hea, suur auto võib-olla on hea kellegi jaoks. Ehk siis arusaam suurest tundub meile nagu selline raske ja lõputu ja selline keeruline teekond, aga suurele tuleb anda võimalus, ehk siis teinekord me näeme kaugelt nii-öelda nähes ühte suurt mäge ja lähemale jõudes on see väike küngas, ehk siis suurus nõuab kasvamist ja kohale jõudes tegelikult me saame ise ka suuremaks, ehk siis unista suurelt, mõtle suurelt, sea suured eesmärgid, saavuta suurelt ja usu mind, et suured mõtlemine viib sind edasi ka kõrgemate jõudude poole. Üks hea näide ka siia juurde, ehk siis Ryan Herlach oli siis 6-aastane poiss, kus ta sai siis õpetajalt inspiratsiooni ja et hakata Aafrikat puhta joogiveega varustama. Ja tema sihtasutus on praegu üle rohkem kui 16 riigis ja varustades siis inimesi veega ja pakkudes neile paremaid elutingimusi. Mina ütleks selle peale, et ebaõnnestumises peitub edu seeme ja ebaõnnestuda tuleb täiega, ebaõnnestuda tuleb suurelt, ehk siis selle järel kasvaksid ja õpiksid ja saaksid teadlikumaks iseendast. Toon siia enda näite, kus 2016 aastal täiesti nullis olukorras vigastas enda põlve ja selle tagajärjel siis tuli välja, et mu põlv on praktiliselt nagu katki igast võimalikust kohast, kust on võimalik ristatside, menisk ja külgsidemed olid täitsa katki. Mida see minu jaoks tähendas? See tähendas seda, et aastast nii-öelda puhkust jalgpallist ja kujutan nüüd ise ette, kui sa oled sellega igapäevaselt sina peal, sa ärkad üles, et sa tead, et sa lähed trenni, sa tead, et sul on nädalavahetusel mängud, siis loomulikult oli see minu jaoks väga-väga raske, väga-väga keeruline aeg, nii vaimselt kui ka füüsiliselt. Aga mida ma nagu siit öelda tahan, et ei ole nagu mõtet suhtuda ebaõnnestumistesse nagu sellise pingi ja allergilise reaktsiooniga, et siis me peaksime usaldama seda, et kõik juhtub põhjusega, kõik tegelikult on hea ja kasulik millegi suurema jaoks, ehk siis
paradoksaalsel kombel on iga eksimine varjatud kujul võimas kasu. Ehk siis mitte nurka nukrutsema jäädes, siis püüdes ennast järjepidevalt edasi täiendada, arendada ja ehitades enda brändi selle najal ülesse, et pannes kõigile südamele, et tulebki järjepidevalt edasi liikuda ja mitte nukutsema jääda ja pead norgu lasta, et edu alus on järjepidev edasi liikumine kõrgemale, kaugemale, et ole nagu voolav vesi. Ehk siis pole olemas ebaõnnestumist, on ainult kogemus. Ehk siis see kogemus saa iseenesest teadlikumaks selle najal, õpi sellest ja selle järel oskad sa olla ka maailmale rohkem olemas. Et tee ebaõnnestumistest oma sõber. Ehk siis kui midagi sul ka juhtub, toon siia näite, midagi, mis sa just sel hetkel ei taha, et juhtuks, siis selle asemel, et reageerides, jälle nüüd see, miks, ja nii edasi, eks ole. Selle asemel reageeri just nii, et vau, mega, okei, mis sa mulle nüüd õpetada tahad või mida sa nüüd mulle edasi anda tahad. Et tee endas ebaõnnestumisest endale sõber ja las see sõber õpetab sind. Kasva selle sõbraga koos ja las see viib sind enese suurima mõistmiseni ja õppimiseni. Tulemuslikkuse võti on siis meil järgmine punkt ja esimene märksõna selle juures kohe lõdvestumine. Toon hea näite siia juurde kohe minu enda ühest lemmikust raamatust, Napoleon Hilli raamat Mõtlemist muutes rikkaks, kus ta tõi hea näite puu all istuvast Newtonist, kuidas tal kukkus siis õun pähe ja mille järel tekkis siis gravitatsiooniseadus. Ehk siis teinekord need parimad mõtted tulevad just rahulolekus, just ennast maailmast välja lülitades, ehk siis kes leiab selle näol võib-olla jooga, kes leiab selle näol võib-olla meditatsiooni, ehk siis leia endale see, mis sind lõdvestab ja mis sind korraks nagu maailmast välja lülitada, ehk siis et lõdvestumises peitub ideede võti. Ära võitle, ehk siis lase asjadel sinu heaks töötada. Teinekord me pushime neid asju liialt tagant ja tahame nüüd kohe siin ja praegu selle tulemuse saada. Tahame sinna minna, teha see asi nüüd siin ja praegu ära. Survestame neid asju hästi palju tagant, et samas kui me neid asju survestame, siis me lükkame need asjad endast kaugemale teinekord. Ja hea näide jälle siin Pareto printsiip, see 80-20% pingutus võrdub 80% tulemus, ehk siis tegutse targalt. Tegutse mõistusega, tööta targalt, mitte raskelt, tööta targalt, ehk siis lase asjadel enda jaoks töötada ja ära võitle. Tea, mis on sinu jaoks tähtsam. Ole iseendaga üks. Üks hea tsitaat kohe siia alguses, et ole sina ise, et kõik ülejäänud on juba võetud. Ehk siis leia oma edusaladus, leia oma õnnesaladus ja tea, mis on sinu jaoks tähtis. Ehk siis, mis teeb sind õnnelikuks ja mis on sinu kirg ja mis kütab sind tagant ja mis paneb sind hommikuti tõusma, mis teeb sind rõõmsaks, mis toob sulle naeratuse näol, mis teeb sinu hinge soojaks. Ehk siis leia see oma, mis teeb sind õnnelikuks, mis on sinu edusaladus. Ehk siis sina oled võib-olla kellegi jaoks suur inspiratsioon, kes vaatab sulle alt üles. Sina oled võib-olla kellegi jaoks see unistus, kes keegi kolmas võib-olla olla tahab. Et usu oma teekonda, ole iseendaga üks, ära ela kellegi teise elu. Taasta kehaline ja vaimne vorm, ehk siis treenimine, meditatsioon, jooga või midagi kolmandat. Ehk siis kui meie vaim on värske, siis meie tegevused on ka väga elukad. Tegutse eesmärgistatult ja teadlikumalt. Eesmärgistatult ja teadlikumalt tegutsemine tähendab seda, et me peaksime ka iseendast rohkem teadlikumaks saama. Ehk siis, mis on see sinu eesmärk, mis on see sinu unistus, mis on see sinu visioon, mis kütab sind tagant. Ehk siis iseenesest teadlikumaks saamisel suudame me oma eesmärgile igapäevaselt lähemale liikuda. Mõtleme, plaanime ja analüüsime, ehk siis me plaanime ja analüüsime hästi palju elus igast erinevaid tahke, ehk siis nii oma karjääri
kui ka eraelu või ka muude asjade suhtes. Olen isegi selles samas olukorras olnud, et kõik asjad oleks nüüd nii perfektsed ja seades neid nii ritte, et need peavad täpselt nii minema. Ja teinekord me lihtsalt mõtleme üle ja loome oma peas mõttetu segapudru ja kapsad, mis lõpuks viivad meid stressi ja selle tagajärjel me ei naudigi mitte midagi, et edu võti võitub käputäies asjades, mida me teeme hästi. Ehk siis ole kohal, kui sa midagi teed, ära ole liiga palju mõtetes tulevikus, ehk siis ajalugu on juba eile, täna on see nüüd siin ja praegu ja homne on veel müsteerium, nii et keskendu ennast praegu siin, nüüd ja praegu, mis on see sinu jaoks tähtis. Keskendu sellele, sea oma fookus sellele ja usu mind, kõik, mis tuleb, see tulema peab ja usaldama teekonda. Kuulama keha, loo tempo vastavalt endale. Ehk siis elu on tegelikult meil pikk maraton ja kohaloleku jõud on võti. Et teinekord, kui me tunneme, et me oleme võib-olla piisavalt väsinud, siis tulebki see aeg maha võtta ja see pistiks ennast tõmmata. Kui sa näed ja tunned sellist välissurvet, et keegi on sinust võib-olla sammukene ees, siis sel hetkel me peame saama teadlikumaks, kuidas ennast välja lülitada nendest muudest kõrvalistest asjadest ja keskenduma ise endale, mis on minu jaoks praegu siin tähtis. Et me sõltume oma maailmas väga palju välistest keskkonnamõjudest, mis meid segab meie enda eesmärk ja elu saavutamast ja unistusi elu viimast. Ehk siis kohaloleku jõud on võti ja loo tempo vastavalt iseendale. Ehk siis võib-olla sinu jaoks ongi täna see siin ja praegu ongi kõige tähtsam, et saad olla kodus ja keskendudki oma raamatu lugemisele või midagi kolmandat, et ära lase ennast suurestada muudest välistest teguritest. Tähtis on võti on siin, nüüd ja praegu, usaldama teekonda, olema teekonnaga üks ja usu mind, et kõik on hea on sinu poole teel, mida see alles südames mõelda suudab. Nii, suur tänu teile kõigile, kes te täna minuga siin olite, mind kuulasite, vaatasite. Kui teil on küsimusi, siis küsige julgelt, vastan teile meeleldi. Kõikide ettepanekute ja muude küsimuste korral siis kirjutage mulle, leiate info siit alt. Ja igal juhul soovin teile kõigile ilusat sügist, kõike paremat ja toon siia lõppu sellise väikse vanasõna ka, mis võib-olla natukene paneb mõtlema, et ajades taga 2 jänest, ei saa te kätte kummagi. Nii et mõelge selle peale, mis on see üks asi täna, nüüd, siin ja praegu teie elus. Soovin teile kõike paremat, olge toitud ja armastatud ja kaitstud. Ciao!